Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere tulemast kuulama Digitundi, 30. juuli on käes. Suvi hakkabki juba läbi saama, aga saade ikka eetris. Saatejuhid täna Gregor Sibold, Henrik Roonemaa uudisteportaalist Geenius.ee ja üle tüki aja on meil külas Peeter Marvet. Tere! Tere! Tänased teemad on sellised. USAs toimus tohutu suur virtuaalne maavärin, kui Facebooki üsna nigelate kvartali tulemuste peale kaotas Facebook mõne hetkega üle 100 miljardi dollari oma väärtusest. Eestis on aga igaühel võimalik endale nüüd koju hankida nutikas postkast ja Maa-amet on lisanud oma geoportaali värsket ortofotod, mis näevad tõeliselt vinged välja. Väiksemaid uudiseid on meil saates kahtlemata terve ports veel, aga Peeter Marvet on siin eelkõige sellepärast, et me räägime sündmusest, mis eelmisel nädalal jõudis ka Eesti suurte väljaannete esikülgedele, nimelt küsimusest, kas meie interneti ruuterid kodudes asuvad ja muud internetiseadmed on tõesti rünnaku ohus või ei ole ja mis jutt see üldse on, et neid ilmetuid musti ja valgeid karpe, mis meil kusagil kapi taga on, et nüüd neid saab ka rünnata. Mis asi see on ja kuidas ennast kaitsta, sellest me räägime täna pikemalt. Digitund. Alustame siis eelmise nädala kõige põletavamatest uudistest ja kahtlemata kogu maailma jaoks oli suur uudis see, et Facebook kaotas siis mõne hetkega üle 100 miljardi dollari oma väärtusest, aktsia kukkus seal 20% ja me küll ütleme, et me salvestame seda saadet reedel, nii et me ei tea, mis ta parajasti nüüd esmaspäevaks on, vaikselt ta ronis seal üles tagasi. Aga see oli üks huvitav põhjus ja ma ütleks, et huvitav fenomen, miks see Facebooki aktsia kukkus. Et kui mõni inimene arvab, et ta kukkus sellepärast, et Mark Zuckerberg pidi käima USA kongressi ees või et eurooplased on selle Cambridge analüütika pärast pahased, siis ma tuletan meelde, et see kõik toimus juba siin kevad-talvel ja Facebooki aktsia reageeris sellele niimoodi, et põhimõtteliselt ronis rekordilisse kõrgusse sel hetkel. Et täna või ütleme sel nädalal need kukkumise põhjused olid ikkagi hoopis kusagil mujal ja turg ei ole varem absoluutselt eriti hoolinud sellest, et Mark Zuckerberg peab käima senaatoritega rääkimas, vaid turg on hoolinud tulemustest ja lihtsalt tulemused olid kehvad. No üldiselt nagu tulemused olid kehvad, aga pigem oli just eriti kehv see, et ei tulnud piisavalt uusi inimesi kasutama Facebooki. Eks inimesi tuli juurde siin mingisugune mõni protsent natuke peale, aga mis oli ikkagi poole vähem kui ütleme eelmisel kvartalil. Ehk siis sellele kohe siin börs läks väga kurjaks selle peale, sest et see ikkagi ju näitab, et enam ei suuda platvorm sellist uut kasutajaskonda haarata ja mingil hetkel võib hakata asi allamäge käima, et täna nägime päeval, mil me salvestame, oli täpselt sama lugu Twitteriga. Twitter andis teada, et neil kadus 1 miljon kasutajat ja ka aktsiahind 20% kukkus kolinal lihtsalt. Osa nad sellest vist kustutasid ise ära nendest miljonist, et ma ei tea, palju miljonist kasutajaid ja et seda me ei tea, aga Facebookil on ja teistel tegelikult selle ala ettevõtetel, aga Facebookil kõige rohkem on juba mõnda aega huvitav probleem, nimelt maailmast saavad inimesed otsa. Et maailmas on umbes 3 miljardit inimest väidetavalt, kellel on juurdepääs internetile ja nendest kaugelt üle 2 on Facebookis. Ütleme kas kaugelt üle 2, aga üle 2, 2 üle 2. Nii et vaata, et iga üks juba enam-vähem, kes kaela kannab ja kes seal Facebookis võiks olla, juba on seal. Ja nad ei saagi kasvada eriti. USA ja Kanada näiteks on täiesti täis müüdud. Täis on need müüdud jah, ja paistab vaikselt varsti on täis müüdud kõik kohad, sest neil Facebooki küljes on ju veel meil Instagram ja WhatsApp, mida küll siin arvestatakse börsil eraldi, aga Facebook näiteks avaldas, et 2,5 miljardit inimest kasutab vähemalt ühte nende teenust. Ehk siis kui meil ongi neid interneti kasutajaid maailmas kokku kuskil 3 miljardit, siis õige pea jõuamegi kohta, kus lihtsalt iga inimene kasutab mingit asja ja Facebooki liiguvad pigem vanemad kasutajad nüüd, nii et ilmselt uut peale kasvu sinna mingi hetk enam ei saagi tulla. Jah, ma nagu võrreldes küll Twitterit ja Facebooki, siis ise ka vahetavalt Facebooki raha panustades. Sa mõtled aktsiasse või? Ei, turunduse poole. Sa kulutad, mitte ei teeni Facebookiga. Tööalaselt vahetavalt panustan sinna raha ja siis ma küll mõtlen, et vähemasti, et neil on vähemasti ärimudel olemas, et äkki nagu selle pealt võiks nagu turg loota, aga sama kasutajate hulga kukkumise teema, see ei ole ju nagu selle kevad uudis, et seda, kuidas see kasv on hakanud pidurtama, seda on ju räägitud juba õige mitu juppi aega,
aga võib-olla ka teise poole pealt, kui just võtta see, kus on see raha teenimise kohad, siis kõik see jutt sellest, et inimesed rohkem mõtlevad selle peale, mida net nendega teeb või mida nende kohta teatakse, kõik andmekaitse üldmääruse teemad ja nii edasi, et äkki need on mingisugusel moel mõjutanud sellist reklaamipoolelist käitumist ja äkki sealt on ka mingid täiendavad tunnetused taga? Jah, no minu jaoks on huvitav see, et Facebooki, ütleme, et niikaua kui arutelud selle üle, kas Facebook sureb ära või ei sure, käivad Facebookis, siis ma nagu väga muret ei tunne nende sellise pikaajalise tuleviku pärast, et mina ei oska, olles Facebooki nanoaktsionär, et mina Facebooki elu ja tegevust mõjutada ei suuda, aga ma ei oska täna hetkel näha mitte ühtegi muud nagu kohta, mis Facebooki rolli võiks üle võtta või mis tegelikult seda Facebooki positsiooni internetis võiks tuntavalt nõrgestada. Twitteris seda ei ole, Snapchatis seda ei ole, mõni arvab, et see on Instagramis, see on juba Facebook, eks ole, et ei ole, vaieldamatult inimestel on vaja ja jääb see vajadus mingisuguse keskse kogunemiskoha üle nagu internetis ja Facebook täna selleks on ja nii kaugu kusagil ei paista midagi paremat või midagi fundamentaalselt teistsugust. See ei pea olema parem Facebook ja see ei saagi olla parem Facebook, vaid see peeb olema midagi hoopis muud. Aga seda muud ei paista ja nii kaugu seda ei paista, siis mina olen tegelikult suhteliselt kindel, et see Facebooki aktsia ronib kõpp üles varsti tagasi ja inimesed rahunevad maha või siis jah, et Facebookil saab lihtsalt see laienemisruum otsa ja ega kusagil muidugi ei ole öeldud, et nad peavad jõudma 50 miljardi inimeseni, eks ole, kogu galaktikas, vaid küsimus on ikkagi rahas. Küsimus on selles, et kui palju nad suudavad oma 2,x miljardit kasutajat rahaks keerata ja neid jutte me siin nüüd ju nägime ka, et lubatakse, et õige pea võib juhtuda, et ettevõtted saavad hakata meile läbi Messengeri saatma reklaamteateid. Kas nad juba ei saa seda teha? Ma ei tea, ma ei ole vist saanud. Mul on selge mälestus, et ma olen näinud seda sama uudist juba tükk aega tagasi, kus oligi, et tulevad mingisugused sponsoreeritud sõnumid. Äkki ma eksin, aga ma olen üsna kindel. No võt, igatahes selline on siis Facebooki elu ja tulevik. Ega see tavainimest nagu kuidagi ei mõjuta, et tõenäoliselt on tekkimas või tekkinud selline teatud Facebooki väsimus inimestel, aga mujale ka minna nagu ei ole. Instagrami poole. Instagrami poole, jah. Võib õue minna, soovitus. Mina isiklikult olen olnud viimasel ajal väga palju merel ja see ainuke asi, mida ma seal Facebookiga teen, ma vahetavalt inimeste kiusamiseks teen live stream'i aga... Selge, võib minna merele, aga igatahes meie lähme hoopiski väiksele pausile ja oleme varsti tagasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund jätkub ja räägime siis veel eelmise nädala uudisteemadest ja põikame korraks Eestisse ka. Eestis saavad nüüd endale kõik koju hankida isikliku pakiautomaadi, kuhu toovad asjad kohale ka TPD ja toidupoed. Nimelt ülemaailmselt tuntud Viljandi firma Cleveron tõi siis välja kodu pakiautomaadid nimega Clever Pood, mis on sellised... ma ei tea, pildi järgi tundub sellised väikse külmkapi suurused kastikesed, mille siis saab rentida endale seal 15 kuni 20 euro eest kuus ja panna endale näiteks, kui sul on eramaja, paned endale sinna aia taha, kus kuller ligi saab ja kus koeritada ja jammusta. Ja siis, kui sa midagi tellid, siis tuleb inimene kuller näiteks ja paneb sulle selle kauba sinna pakiautomaati. Päris lahe mõte minu arust ja seal on ka termokast muide nii, et mõne tunni jagu peaks saama sinna panna ka toiduaineid, ka ma eeldan, et isegi jäätist. Gregor, sina kirjutasid selle uudise, räägime sellest kastist lähemalt. Päris lahe asi on, sina ütled, et väike külmkapp, mina ütlen, et pigem suur elektrikapp, aga eks ei ole vaataja silmis, aga tõepoolest selline tore suur kast on, mille erinevates värvides saad, näiteks kas punase, valge, kas või musta. Panete enda laia taha, äppi või sellise nutika võtmehoidega saad avada seda. Ja see ongi niimoodi, et kui sul on keegi peab sulle mingi asja tooma, siis ta saab selle lihtsalt sinna pista, olgu ta näiteks siis naabrimees, kes tahab akutrelli tagasi tuua, toidukuller, kes tahab sulle toitu tuua, postiljon, kes tahab posti tuua või lihtsalt, ma ei tea, keegi laps tahab oksa sisse peita, mida iganes sa tahad sinna panna, kõike sa võid sinna panna ja kõike läbi nutika äppi juhitakse. Ehk siis näiteks, kui meil ongi kullerid, siis saad anda kullerfirmale loa, et jah, te võite minu postkasti kasutada, mulle sinna asju panna. Nad teevad lahti, panevad sinna oma asja sisse, näiteks mingisuguse Amazoni pakikese või mis iganes sa tellinud parasjagu oled. Panevad kapi ukse kinni, sulle tuleb telefoni teavitus,
lähed paari tunni pärast koju, võtad kapist ära, ei peagi kodus olema kullerit ootama. See on muidugi omamoodi küsimus, et kuidas allkirja asi lahendatakse, mida harilikult kullerid väga hoogsalt nõuavad, aga eks ole kuidagi välja mõeldud. Ja tõesti toidukraami saab ka panna, kuna all on selline suur väike, pigem väiksepoolne, ütleme selline termokast, mis tundub, et hoiab kõik asjad mõnusalt jahedana, ehk siis kui on lõunapaus tööl, teed e-Selveris või millises iganes e-koobis oma tellimus ära ja õhtul jõuad koju, on kõik kõige värskem toidukraam juba ootamas ja saad lihtsalt hakata süüa tegema, et tundub selline väga vahva mõte ja isegi veidikene kade kohe, et endal eramaja pole ja ei saa sinna seda panna. ei tea, mul on kortermaja, ma mõtlesin, ma võiks ka panna sinna välja selle, et miks mitte. Ja siis on, kuna niikuinii pakkidel on nimed peal, siis ei tekkiga seda tüüpilist kollektiivse külmkapi küsimust, et kelle toit see on, mis on parasjagu pahaks näinud, eks. jah, et kindlasti on minu oma. Mul on tegelikult hoopis teine küsimus sellega seoses, mis ei ole küll minu kui tarbija mure otseselt, aga huvitav oleks teada, et kui nende pakiautomaatide point on ju täiesti selgelt aru saadav, et kullerfirmal või Omnival või kellel iganes, eks ole, on väga mugav viia ühte tsentraalsesse kohta need pakid. Näiteks paneb selle Smartplasti automaadid tõk-tõk-tõk mitukümmend pakki või ma ei tea 100 pakki sisse, siis nüüd kui terves linnas oleksid need poodid, ma elan kuskil Kakumaa kõige tagaotsas oma selle Cleverpoodiga, et kas tõesti see nagu suurel skaalal oleks ikkagi nagu mõtet siis neil neid pakke mulle sinna niimoodi ükshaaval hakata koju tooma või noh, jah, nad toovad niikuinii, kui me räägime teenustest nagu Selver või ka TPD, kes sille niikuinii seda koju toob, aga üldises plaanis mulle tunduks ju lihtsam ja loogilisem, et kuskil on üks suur kapp, kust ma õhtul lähen mööda ja võtan ära. Et see koju toomine on üldse väga selline kahtlane küsimus. Vaata, kas on see, et näiteks Omniva, kes osaleb siin samas pilootprojektis ja on ka nõus asju koju tooma, nemad panevad sinna pakiautomaati neid asju, mis on kulleriga koju tellitud, ehk mille eest on nagu eraldi juurde makstud, et need ei ole päris need tavalised asjad, mis muidu pakiautomaati läheks. Ehk siis ongi see, et kui on spetsiaalne kojukanne tellitud, siis ongi ta lihtsalt asendab sind, see kodune pakiautomaat, et sina ei pea seal ukse peal istuma kullerit ootama, vaid sinu külmkapp istub õues ja ootab seda kullerit, et sina ei pea temaga ise jagelema. Ehk siis sellises olukorras ma arvan, et ta on ikkagi päris mõistlik asi. Jaa, me võiks võtta mõne sellise proovimisse, seda me Geeniuse toimetuses kahtlemata arutame. Mina vaatasin täna Maa-ameti uusi fotosid, Maa-amet pani siis 2018. aasta aeropildistamise alusel valminud värsked ortofotod oma kaardirakendusse üles ja on ikka ilusad küll, ma pean ütlema. Detailsuse aste on hämmast. No eks lennuki pealt saab vast veidik ilusamad pildid kui satelliidiga. Jah, et Eestis suuremad paigad, teatud hulk suuremaid asulaid on siis kaetud väga täpse, ütlevad 10 sentimeetrilise ruumilise lahutusvõimega, ma ei tea, mis see tähendab, sa tead, Pets või? Ma arvan, et nende piksli suurus on, siis peaks olema siis 10 sentimeetrit. Võib-olla, 10 sentimeetrit või et on võimalik näha objekti, mis on siis 10 sentimeetri suurune nähtavasti selles mõttes. See on üks piksel. Aga mis see 10 senti on siis nagu tegelikult ikkagi paar tennisepalli vist või? Vanasti räägiti, et kuidas need USA luuresatelliidid suudavad vist tennisepalli näha või midagi, kas või golfipalliga, et militaarsatelliidist veel nähtavasti üle ei olegi, aga. Hüva, ja väiksemaid uudiseid, mis meil veel on rääkida. Gregor väidab, et Samsung on teinud telefoni ekraani, mis ei lähe mitte kunagi katki. See on küll hea uudis. Mina ei väida seda väidab siiski Samsung. No, räägi meile sellest. Samsung väidab, et nemad on teinud nüüd mingisuguse väga uhke sõjaväelisele tasemele vastava telefoni ekraani, kasutatakse väga uhkeid uudseid materjale, tavalise klaasi asemel kasutatakse sellist plastmaterjali ja nemad väidavad, et nad pillasid seda 26 korda 1,2 meetri kõrguselt maha ja oli nagu täitsa tuttuus. Väga raske uskuda seda. See oleks paljudele inimestele, kaasa arvatud mulle endale, kes ma vaatan oma telefoni siin praegu, oleks elupäästja. Jah, ma muidugi soovitaks ka võrrelda väiteid 26 korda 1,2 meetri kõrguselt ja telefonikraan, mis kunagi katki ei lähe. Et selles mõttes, et Samsungi turundusosakond teeb head tööd. ja tähendab selles mõttes, et see telefon läheb, aga ilmselt on ta tõesti oluliselt kukkumiskindlam ja ma arvan, et seda tervitavad päris paljud inimesed. Aga kas mingi plaan on, kas ja kunas see jõuab reaalselt seadmetesse ka või? No midagi ametlikku pole öeldud, aga eks ma võime loota, et äkki ta kuskil siin S10 juures hakkab äkki tulema. Eesti idufirma Paytailor ja Elisa tõid siis avalikkuse ette esimese oma koostöö tulemi, mis võimaldab Paytailori mobiilse rahakoti omanikel tasuda kauba eest mobiiliarvega, kusjuures tehingu saab kinnitada sõrmejäljega. Ma ei ole ise seda kasutanud, aga mulle tundub, et see on selline üks järjekordne Apple Pay laadne toode. Pealt näha ta tundub küll selline, minu peamine küsimus on jälle see, et kas see asi leiab kasutajaid või ta läheb sellise
fintechi innovatsiooni auku, mida lõpuks keegi ikkagi ei kasuta, mis meil on nagu olnud siin Pocopaid ja muud asjad. Oluliselt ennem seda on olnud meil mingid muud mobiilimakse lahendused, mis iseenesest olid päris šefid, aga nad ükski ei ole võtnud nagu niimoodi selles mõttes vedu, et inimesed on harjunud asju midagi tegema ja selleks, et saada neile üks uus makselahendus rahakotti tavalise nii-öelda pangakaardi kõrvale on paras ponnistus, see peab olema millegi pärast hea ja lugedes teie uudist jääb silma, et üks lihtsam lahendus selleks on Viljandi Folgil teha kohvik, kus ongi võimalik maksta ainult cashiga või selle lahendusega, ehk kui teised lahendused kinni keerata, siis inimesed äkki nagu mõtlevad ja proovivad, aga jah, ma pigem suhtun skeptiliselt. Nende makse ja fintechi startupide elu tundub ikka päris keeruline olema, et hästi raske on teha seda. Tehniliselt mulle tundub, et seal võib-olla ei olegi nii hirmus keeruline, et sa enam kujutad ette, mis sa tegema pead, mis on need probleemid, mis sa lahendad, teed selle ära, aga saada ikkagi inimesi mingit sellist makse asja, raha asja või kas või uut panka kasutama tundub olevat väga... See on vaata, kui sa kujutad ette, et on TransferWise, eks, mida ta teeb, muudab rahvusvahelised ülekanded, kus pankadel on kombeks olnud kõvasti profitit võtta, muudab soodsamaks, eks, kõik saavad aru, miks see selles mõttes toimib. Siin Pocopay ka samal ajal alustas üks teine, mis oli vist kas oli Monese, eks, mille lugu oli selles, et kuna väga raske on eriti tolleaegsel immigratsioonilaine ajal inimestel avada pangakontosid igasugustel immigreerunud tegelastel, siis kui see muudetakse lihtsamaks ja täpselt samuti likvideeritakse mõned UK panganduses olnud probleemsed kohad, nagu näiteks see, et nagu debetkaardiga saab miinusesse minna, selle pealt tulevad trahvid ja mis iganes kõik asjad, siis see on täiesti arusaadav teenus, sa räägid sõbrale, kuule, mul on selline debetkaart, mis tõesti, kui tühjaks saab, siis rohkem ei lähe miinusesse, ei tekita mulle trahve, eks ju, kõik ütlevad, et nagu no-brainer, võtame ära. Aga see, et lisa üks maksevahendus või, et sa telefoniga maksad telefoni arve peale, panna, et tekivad mingid vahendustasud, näpujäljega autentida, see tundub selline nagu okei. Ja ütleme, et maailmas, kus Apple Pay ja Samsung Pay on Eesti jaoks kogu aeg nagu sellise järgmise nurga taga, et kohe ootame, kohe tuleb, kohe hakkab paistma, lähme veel natuke edasi ja siis saab. Et selles maailmas mulle tundub, et sellistel makse startupidel peab olema mingi väga tugev point, et miks olla olemas ja miks jääda ellu, kui sa pakud midagi sarnast, mida nii suured gigandid tegelikult tulevad ja tahavad mingil hetkel X nagu hakata pakkuma. Kui vaadata seda, ütleme Elisa või siis mobiilsede operaatori poole pealt, siis nemad ilmselt vaatavad ka seda sama fintechi poolt ja mõtlevad, et mis me siis tegelikult oleme. Me oleme üks mingisugune koht, kuhu kodanikud pidevalt raha maksavad, et me oleme umbes nagu pank, eks ju, et äkki annaks meie peale teha mingisugust liidestust ja me suudaksime sellega oma mingisugust arput natukese kasvatada ja nii edasi. Ma arvan, et see võib olla nagu selle poole pealt tuleb selline nagu innovatiivne lähenemine, aga nende telekomi firmade innovatsioonidega on ka sageli olnud, mäletad, kuidas nad tulid siia kõik sisu tootmise poole peale ja nii edasi. Ja läksid. Tulid ja läksid ja pöörduks. Ja muidugi ma hästi mõtlen, et näiteks mobiilse parkimise puhul, ütleme kõik kohad, kus telko saab korjata raha inimestelt, on nende jaoks muidugi väga mõttekas koht, kus osaleda, sellepärast, et seal on käive tuleb, et mobiilse parkimise teenustasu on, kui ma ei eksi, vist 32 senti laks või? Mis on, mõelge nüüd nagu järgi inimesed. Ja. See on kõige absurdsem suurus teenustasu, mida ma suudan ette kujutada moodsast Eestist. Meie saate esimene pool on läbi ja teeme väikse pausi ja varsti jätkame. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund jätkub ja räägime nüüd sellisel teemal, mis korraks sellisel uudistevahelisel suvel eelmisel nädalal jõudis isegi Eesti suuremate uudisteportaalide esikülgedele ja nagu sellisel puhul ikka siis hakkasid ajakirjanikud helistama nii mulle kui teistele geeniuse inimestele ja ma saan aru ka sulle, Peeter Marvet, et tule räägi, mis toimub nüüd sellega, et riiklik asutus teatab meile, et meie internetiruuterid ja internetiseadmed on rünnaku all ja neid ähvardab ülevõtmine ja on käimas mingisugune kampaania ja korraks oli selline IT-paanika hõng õhus, aga see vajus nagu kuidagi ära. Ja siis, kui ma hakkasin seda uudist lähemalt vaatama, olles ka ise suhteliselt suvisel režiimil, siis selgus, et on teatud mikrotiki ruuterid ja ma ei tea, kas mingid muud seadmed ka, mis nõuavad endale tarkvara uuendust, sest tarkvaras on muidu auk ja kui seda ei uuenda, siis tuleb see pahalane sisse ja teeb midagi. Aga võlusõna on siin see mikrotikk. Mikrotikk ei ole seade, mis oleks enamike eestlaste või ma isegi arvan, et paljude eestlaste kodus. Tegemist on selline
siin profi või poolprofi seadmetega? Jah, võib öelda, tegemist on Läti võrguseadmega. Ehk mikrotiks pidavat läti keeles tähendama väikest võrku. Ehk siis nagu parafraseerides just Eesti tuntuimat podcasti võiks küsida, et ahaa, sul on väike võrk. Ehk siis mikrotikk. Ja rääkides teise poole pealt võrguinimestega, siis on nende hulgas on ka profimate ja mitteprofimate hulgas on hulgaliselt mikrotiki fänne, kes leiavad, et on selline nii-öelda, kuidas nõnda hinna ja võimaluste komplekti poolest väga huvitav seadeldis. Ja siis samas, kui me eelmisel aastal sattusime olema Lockshieldi võistlusel, siis ma tean, et nii-öelda nagu võrguadminnide poole pealt oli mikrotikile reserveeritud eriline koht põrgus selles mõttes, et miks? Ma arvan, et tähendab küsimus on selles, et paljud on harjunud nähtavasti rohkem igasuguste mis iganes Cisco ja muude sellise suurte tegelaste seadmetega, millel muideks on ka probleeme ikka ja jälle, aga nad pole selle mikrotiki nägemusega niivõrd palju lihtsalt nagu harjunud, teised jälle, kes on harjunud sellega, siis ilmselt fännavad, aga jah, nagu igat sorti tarkvaras, eriti kui selle taga on võib-olla mingisugune väiksem tootja kipub olema turvaprobleeme, siis konkreetselt mikrotiki puhul jah, selle võib-olla taustalugu on isegi huvitavam kui see reaalne oht paljude meie jaoks. Nimelt 2017 märtsis, vist kas oli 9. märtsil midagi sellist, avaldati Wikileaksis Vault 7 nimeline, ehk siis mis Vault 7 võiks olla, Safe 7 või Varakamber 7 Ameerika luure keskagentuurist tuuri pandud dokumendi varamu. Ja seal oli erinevat informatsiooni ja seal oli kirjeldatud ka mõningaid mikrodikiga seotud turvanõrkuseid. Ja siis peagi need parandati ära, ka vist ka märtsis 2017 said nad juba ilusti ära lapitud ja nüüd selle aasta märtsi lõpus, ehk siis umbes aasta pärast seda, kui need nõrkused said teatavaks ja lapitud, tekkisid botnetid, mis üritasid neid massiliselt ära kasutada. Aasta pärast seda? Ütleme aasta ja kopikad ja nüüd me oleme veel siis nagu aasta ja ma ei tea 4 kuud selles mõttes sealt edasi, kus siis need ründed, mis siis ma mäletan märtsi uudistes oli see, et nende rünnetega sihiti vist kas mingisugust Venemaa mingit operaatorite võrke paljuski, aga eks nad siis on võtnud oma selle pildi laiemaks, kusagil on tehtud puhas vuuk, saadud nagu mingisugune territoorium kaetud. Ja nüüd siis, kas on siis üle maailmas kännitakse või siis on mingil põhjusel tuldud hommikul tööle ja otsustatud, et paneme näppu niimoodi gloobuse peale, ütleme, et Eesti! Ja täna võtame ette ja teeme vuugi. Nagu need Samoa mehed tegid, et täna on Eesti päev. Jah, täpselt. Tulevad tööle lihtsalt ja omad hommikul selle kohvi ja siis mõtlevad, et nüüd teeme selle, vaatame, mis siit on, eks. Ehk niimoodi nad sageli lainetena käivad, sest et eks need, kes neid rünnakuid korraldavad, siis nad ka peavad mingisugusel määral olema selle sihiga kursis, et mida seal teha annab ja mis on sealsete masinate väärtused ja ütleme, kui meil õnnestub kusagilt näiteks ka saada mingisugustele kasutajate andmetele ligi, et kust neid edasi müüa ja nii edasi, tähendab, et nad peavad selle nagu selle turuvõtmise nagu planeerima, täpselt samuti taxified laienevad ja kõik muud ja laienevad, eks. Siis mis on meie kuritegeliku grupeeringu turu osa näiteks riigis Eesti? Jah, et mis on meie kuritegeliku see exit strateegia. Aga selles mõttes, et tulles tagasi nüüd selle konkreetse nii-öelda CERTi või RIA või kes iganes hoiatas, eks ole. CERTi hoiatus. Et oli, faktiliselt oli asjakohane, tasuski hoiatada, oligi auk, olidki rünnakud, aga et kuidagi suudeti kogu sellest tekitada mulje, nagu terve Eesti oleks ohus ja mis ei olnud kaugeltki tõsi. Jah, selles mõttes, et tegemist ilmselt kergelt sükse nagu hapukurgi hooajaga, sina ajakirjanikuna kindlasti tead seda olukorda lähemalt ja seestpoolt ja tavapärane pressiteade langes viljakale pinnasele. Võib-olla sellepärast, et seal oli juttu sellest, et kuidas on ohus inimeste privaatsus ja nii edasi. Ehk et oli suudetud lisada juurde selline nagu inimlik argument,
see, et võrguseadmed on haavatavad, on nagu boring, aga kui see mõjutab kuidagi inimeste elu, siis noh, on hoopis teine lugu. Et no igal juhul ta langes selles mõttes viljakale pinnasele ja ka nagu öeldakse, et kui sõnnik tabab ventilaatorit, siis tuleks laiali lennanu vähemasti väetisena ära kasutadagi, et siis eks me siis võime nagu jagada neid soovitusi, mis käivad mikrotiki kohta ja öelda, et see kõik kehtib tegelikult kõikide muude seadmete kohta, mis sul kas siis kodus või töö juures on. Sest et sinu arvuti on asi, ma loodan, et kõik uuendavad oma operatsioonisüsteemi ja teil on peal võib-olla ka mingid need antiviirused, mida te uuendate ja mida iganes, et sellega on korras, aga kõik need selles mõttes igavad seadmed, mis istuvad kusagil tolmuses. No just nimelt, jaa, nagu enamus inimeste jaoks neid seadmeid ei eksisteeri. See on mingi asi, mida tuli see, ma ei tea, Elisa või Telia tehnik pani ja rohkem kõik. Kui Elisa või Telia tehnik tuli, siis ma arvan, et sellega on veel okei. Ehk et need, kas sa tead muideks, mis sellele karbi nimi on, mis sulle pandi tehniku poolt? Ja no mina tean. Ja, no sina tead, eks mina ka tean, aga ma kahtlustan, et kui me küsiksime selle oma küsimusena siin nagu lugejatelt, siis ma arvan, et paljud täpselt ei oska öelda, et mis selle nimi, kas neil võiks olla üldse mikrotikk või on selle asja nimi Thompson või see on Intena või mingisugunegi muu karp. Aga need peaksid olema nagu suurematel teenusepakkujatel keskselt hallatud. Peaks on muidugi alati selles mõttes hea lootuseks. Ehk et sinna tehakse loodetavasti siis ka kõikvõimalikke neid tarkvara uuendusi ja nendega on asi on korras. Aga nüüd on see, et võib-olla sa oled sinna otsa pannud mingisuguse täiendava wifi, mis iganes põhjusel, sellepärast, et sul sõber IT-mees seletas, et see on palju parem wifi. Provideri wifi on väga kehv wifi, et panna sinna kindlasti. Mis ka tihti peale on tõsi, ega need võrguoperaatori paigaldatavad seadmed ei ole maailma parimad seadmed. Nad ajavad üldjuhul asja ära, nad on selle vastu testitud, aga mõni inimene kahtlemata oma suures megakasutuses võib vastu nende seadmete piire joosta, et see on täitsa reaalne. Jah, aga seal tekibki tähendab see küsimus, et kas sa valid siis nagu selle, et sa suudad mingisuguse viimase nagu veerandi välja võtta, eks ju, või sa valid turvalisust, eks ju, kumb on tegelikult sinu praktilisem. Okei, teeme siia pausi ja siis räägime sellest poolest täpselt edasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund jätkub ja jäämegi pooleli sinna juurde, et inimesed, kelle kodudes kapi taga tolmu sees tuksub mingisugune sideoperaatori poolt pandud karbike, mille olemasolust enamusel pole aimugi, on siis väidetavalt ohus, kuigi need, vist on õige öelda, et need seadmed tavaliselt ei ole ohus, sest nad on niivõrd hästi operaatori poolt ikkagi see skaala on nii suur. Ma arvan, et jah, et kümneid, kui mitte sadu tuhandeid Eestis laiali. Jah, kuigi ka nendega on erinevaid probleeme, näiteks on kasutajapoolse haldusliidese paroolid mitmetel puhkudel olnud vahetamata ja kui keegi on jaganud omal kohvikus mobiiliühendusega Wi-Fit, siis sealt pealt on tehtud igasugust pettust ja nii edasi, ehk et seal on ka nende vastu on olemas erinevaid ründevektoreid, aga see koduste karpide puhul küsimus pole niivõrd suur. Pigem võiks äkki mikrotiki puhul mõelda selle peale, et kes seda võiks osta. Tegemist on suhteliselt Eestis ka nagu levinud brändiga. No mina olen Facebookis IT-meeste grupis ja seal kui keegi tuleb küsima, et mis ruuter, siis ilmub kohe välja 32 inimest, kes ütlevad, et kindlasti mikrotikk. Ja, et selle tõttu tähendab, et täpselt neid igasuguseid tegelasi, kes on selle fänneid, on üsnagi palju. Ja nüüd võib mõelda tähendab, et kui meil on soodsama hinnaga asi, siis kust me võiksime neid leida. Ja minul tekib esimene mõte kohe seda, et kindlasti on olemas igasugused hanked, millega on paigaldatud kuhugi vallavalitsustesse ja mingisugustesse muudesse kohtadesse mingeid süsteeme, kus võib midagi sellist olla. Siis võib mõelda ka edasi, tähendab, et neid ettevõtteid või väiksemad ettevõtteid, kes vajavad mingisugust võrgukest, vajavad sinna mingisugust võrguseadmekesi. On kindlasti veel, mis iganes hakkame pihta, ma ei tea, need kõik perearstid, kellel on kogu aeg probleem sellega, et neil pole IT-d ja nii edasi, eks keegi sinna neile midagi pannud ja tõenäoliselt kellegile väga ei meeldiks nagu maksta, tähendab, et see IT-mees pani selle karbikese üles ja ma maksaks nüüd IT-mehele ka 14,90 nagu selle pakiautomaadi eest, eks ju, et ta käiks ja vaataks, kas karbikese on kõik hästi. Ja. mis üldjuhul on niimoodi. Mis üldjuhul on, eks ju, aga olles ise selles mõttes selliste just veebi poole peal tegelenud teenuste müügiga, siis see, et kui sul õnnestub maha müüa ka mitme tuhande eest mingisugust veebi tegemise teenust, siis öelda tähendab siin otsa, et nüüd tahaks
tahaks nagu küsida 6.25 selle eest, et vaadata, et see katki ei lähe, siis mis me arvasime, et tähendab, et noh, et edasi on kõik on tasutagi, et teeb ära, see on pidi ju vaba tarkvara olema selles mõttes, et kõik on tasutagi. Et ja kuna neid süsteeme ei hooldata, siis on suhteliselt suur tõenäosus, et seal on selles mõttes neid asju, mis on reaalselt haavatavad on mööda riiki laiali. Aga räägi, mis siis saab? Selles mõttes, et mida saab endale häkker, kes suudab ennast siis, olgu see mikrotikk või mõnda teise minu arvutite ja interneti vahel olevasse, minu kapi taga olevasse tolmusesse ruuterisse sisse äkkida? Mis ta saab sealt? No ta saab erinevaid asju, kõigepealt ta saab endale mingisugust rehkendusvõimsust ja mingisuguse võrguliidese. Ehk et seda annab juba alustuseks jättes kõrvale küsimuse, kas ta on tegemist võrguseadmega või mitte. Võrguseade lihtsalt sageli on otse internetis ja seda on lihtsam rünnata, eks ju, kui ütleme toas olevat televiisorit või mingisugust külmkappi, sellepärast et see on juba seespoolt seda ruuter. Ta saab põhimõtteliselt endale ühe internetis oleva arvuti. Ta saab endale ühe internetis oleva arvuti. Ruuter on ka arvuti. Ta on ruuter, ta saab sealt teisi arvuteid rünnata, ta saab skannida sealt edasi järgmisi süsteeme siin lähikonnas, tal on võimalik sealt näha sinu sisemist võrku. Tal on võimalik vaadata, et mis on seal sinu võrgus sees ja see nii palju, kui ma olen lugenud, seesama Hajime nimeline botnet, mis sellega siin märtsis tegeles, siis seda ka tegi. Ehk et pärast seda, kui on üle võetud ruuter, siis just vaadataksegi ringi, mis seal koha peal toimub, proovitakse erinevaid sisse unustatud vaikeparoole, nagu ikka admin ja nii edasi, äkki pääseb kuhugi sisse. Mõnda päris arvutisse siis juba? Kas mõnda päris arvutisse või mõnda teise võrgus olevasse seadmesse, kuhu iganes. Samuti on olnud juttu nii-öelda siis brute force imisest ehk et siis salasõnade jõuga murdmisest ehk proovitakse lihtsalt siis kohalikus võrgus läbi ja kohaliku võrguga selles mõttes hea lugu on see, et ega seal keegi seda liiklust ei monitoori sul. Sa võid seda eeldad, et see on turvaline, eks? Sa eeldad, et see on turvaline, tähendab ja kui see ruuter sul seal proovib mingis rahulikus tempos mingisugunegi, ma ei tea, 10 000 parooli tunnis, eks ju, mitte keegi ei märka seda. Ja seal hakkab tekkima see, et ja kui ta teeb seda ka nagu 2 kuud järjest ja lõpuks murrab sul televiisori parooli lahti, eks. See on ta järgmine selles mõttes sammukene edasi. Et selles mõttes on võrguseadmed on väga huvitava positsiooni peal ja nad on ka selles mõttes, et see on see, kust käib läbi kogu sinu liiklus. No ja mõtlen, kui keegi tahab sinna koopiamasina vahele panna, et siis ta põhimõtteliselt võib teha endale koopia kogu minu netiliiklusest ja vaadata, et kas sealt tuleb nii huvitavat. Ja seal on võimalik tähendab selles mõttes erinevaid asju teha ja alustades kõige lihtsamatest siin just üks teine, mis ka vist CERT-i poolt läbi käinud hoiatus viimasel ajal käis selle kohta, et saadetakse kirju, kus on, et sa oled vaadanud mingisugust pornot ja sinu kasutaja nimi on see ja parool on see. Ja mis ei ole seotud küll sinu tegeliku mingisuguste pornosaitide tarbimise harjumustega, vaid lihtsalt sellega, et kusagilt on lekkinud paroolibaasid, neid nagu teada on lekkinud suuremal hulgal ja nüüd siis saadetakse sulle väljapressimiskirju, et me teame, mida sa tegid ja see tundub olema väga realistlik, et sa mõtled võib-olla tõesti, et ma olen äkki kunagi mingi konto teinud ja äkki on see ongi minu levinud parool, mida ma igal pool kasutan. Aga nüüd, kui me kujutame ette, et me näeme su võrguliiklust, me võib-olla see võrguliiklus käib üle HTTPS-i, ehk et on turvaline, me päris liikluse sisse ei näe, aga me näeme seda, et mis saitidega sa suhtled. Aga võib-olla on ka mingisugused mängusaidid või mingisugused foorumid, kus sa käid, mis ei ole veel HTTPS-i all ja sealt sinu parool leigub lahtiselt. Me saame koguda neid samu paroole. Et neid võimalusi, kuidas sellist asja nagu annab ära kasutada, on nagu meeletult palju. Ilmselt teevad küberkurjamid alati seda, mis on nagu kõige lihtsamate vahenditega annab kõige suurema hulga raha kätte. Ehk et viimase aasta jooksul kippus selleks olema selline nii-öelda mingisuguse krüptoraha kaevamine, eks, nii et küllap kusagilt sealt kaudu võetakse alustuseks nagu välja. Aga laiem probleem see, et probleemiks on seadmed, mille turvaparandus on väljastatud üle aasta tagasi ja ma ei oska nüüd öelda, kust tuleb see CERT-i väite, et 95% nende poolt märgatud selle tootja seadmetest on uuendamata, aga ma arvan, et igal juhul päris suur protsent on see, mis on tõesti vaikimata, mis on haavatavad. Okei, saate lõpetuseks, ütleme need inimesed, kellel tiksub kuskil oma operaatori poolt pandud ükskõik mis nimeline boks, nemad ei saa eriti midagi enda
ruuteri kaitsmiseks teha ja ei peagi, see on operaatori ma mure. eeldan, jah, tähendab, et ma loodan, et meid kuulavad kõik operaatorid ja kui keegi soovib esitada vastuväite, siis ta võib kindlasti Geeniusele kirjutada ja me saame järgmises saates on võimalik siis öelda, et millised operaatorid ei kavatse ise ruutereid tarkvara uuendadagi, et ja paluvad seda teha oma kodukasutajatel. Aga jah, kui seal peale on kirjas mikrotikk, nagu latikeelne sõna väike võrk, mikrotiks. Asus või Netgear või mis teiste puhul kindlasti ka jah, aga eriti selle mikrotiki puhul, sest hetkel on olnud aktiivselt käivad ründed, me peaksime seda nagu rõhutama, või siis on peal see selline nagu routeboard või routerboard on siis, mis on selle karbi peal harjalikult kirjas, et kui on siuke asi, siis tuleks kas teha endale selgeks, kuidas seda uuendada, no põhimõtteliselt on vaja minna kusagilt sealt veebiliidesesse sisse, uuendada ära selle tarkvara laadida. Loota, et kõik töötab, mis enne töötas. Jah, see on küsimus, või siis leida keegi, kui seal peal on mikrotik, siis interneti poole, siis palun leidke keegi, kes sellega tegeleb, selles mõttes, et on suvi, koolilapsi on palju, las nad vahepeal veidikene PlayStationi näppimise asemel näpivad mikrotikki selles mõttes, et no ühesõnaga, pigem on see jutt sellistele väike- ja keskmistele ettevõtjatele, kellel ei ole oma jooksvat IT-teenust, et mõelge selle peale korraks. Kodukasutajad enamus teist ei pea eriti midagi tegema ja need, kes on endale ikkagi mikrotiki koju pannud, need loodetavasti teavad, mis nad teevad ja uuendavad seda ise. Aga meie saade on sellega läbi. Aitäh kõigile kuulajatele ja kohtume jälle nädala aja pärast. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.